et hästi palju sel ajal, ütleme, saadeti siis, kui oli võimalus saata vanavanemate juurde, mina mäletan ka seda aega, kus mind saadeti maale asuma. See ei olnud see, et mind saadeti nädalaks. Ei, ma läksin ikka pikaks ajaks. Kusjuures mina ütlen tõesti, ma sain oma vanaemalt tingimusteta armastust, et jälle teistpidi ja ütleme, et jälle igal asjal on omad miinused, omad plussid, et jah, ma sain vanemate poolt hülgamistrauma. Ma isegi mäletan väga hästi, kui ma olin maal ja kui nad tulid vaatama mind ja nad läksid jälle ära. Ja ütleme siis pahatihti, eks igaüks teab seda ju, on näinud kõrvalt, kuidas siis üritatakse väike laps ära meelitada millegiga ja siis vanemad põgenevad. Küll see on lasteaias ja tehakse igal pool, aga see on hülgamine. Laps kogeb seda hülgamisena ja sellest tulebki kehasse trauma. Ja siis sa mõtled, et aga miks ma käitun nii, miks ma klammerdun, miks ma teen seda, teist ja kolmandat. See tulebki sellest, et see on lihtsalt, et sa ei tahtnud kasvataja tädiga lasteaeda jääda ja siis mõeldi sulle mingi nipp välja ja siis avastasid, et sa oled üksi, sind on maha jäetud. Päris kurb. Seda me oleme tulnud kogema, et võtta, kui sa lõpuks aru saad ja tõesti, kui sa kõik lõpuks need mustrid enda sees ära teed, siis sa saad endaga kontakti, saad aru, et sina oled armastus ja sa oled kõik.